väga hea stardi on ka Puuru Leibes jäänud ohvri. Ja see mees, kes seisab oma 99 olema, aga Saarnik siis teisest peast ja alles, kui mälu ei peta, siis alles 5. aja pealt välja tulnud. Sõna otseses mõttes konkurentidelt kõvasti eest ära sõidab. Auto teeb sellist väga kahtlusväärselt,
kõrvale tõmbas, nii et kaugemal igatahes Olari Saarnik number 14 on kindlalt esimene, teiseks on tõusnud Koit Teema 41, siis kolmandaks surub hetkel number 9 lätlane Andres Jurtskis, kes on ka siin päris kõvasid sõite teinud, siis veel üks lätlane Raimus Kohmanis, mis tontsidel number on, see must auto 13 ja siis tuleb juba nii-öelda, ei tule veel, edasi tuleb number 3, see tuleb Marko Tiinasse, läänevirulane, kes on meistrsaare üldliider, siis tuleb invaliidi tempoga Bruno Reemannise ja hoopis seisma 101 ja hetkel liikuvatest autodest viimane number 8 on Birger Rasmussen, nii et siin nüüd tavaliselt kasse juudetakse papaatset, mida ei ole vänt või kõver või kets külje peal väljas, siis remonditakse need autod veel ära, kuigi meeldades autod. Korduvalt on räägitud, siis veoautokrossi meistrivõistluste kõik etapid lähevad arvesse, kõik punktid lähevad kirja, aga sellel hooajal on kalendrisse 9 etappi, kevadeks oli selge, et üle 8 pidada ei õnnestu. Siis nüüd võib juhtuda ka niimoodi, et tänane etapp on suisa eelviimane ja jääbki sõitma vaid üks etapp, kusjuures viimasel etapil antakse veel boonusega poolteisekordseid punkte ka. Ja see ajab nüüd mehed kindlasti õhtuks väga selliseks viriseks ja vihaseks heas mõttes, ega nad üksteise peale vihased ei ole, aga raja peal muidugi unustatakse see kõik ära, et siin on punkti vahed väikesed ja punkte on vaja kindlasti kõvasti korjata. Ma usun nii, et see veel, mis praegusel hetkel toimub, on eelmäng. Tundub, et lätlastel on nüüd kuidagi see hea algus hakanud kursis võiks edasi minna, aga Olari Saarnik, kes hooajal pärast pikka pausi rajale tuli see Võrumaa võidusõitja Misso valla kandi mees kuskilt sealt kandist ta peaks pärit olema. Rajale tagasi, võttis veel asja nii-öelda pretendendiks juba tõusnud, kui eelmine etapp Hilsas õnnestus tal võita ja kui ta täna peaks ka võitma, siis läheb juba kokku leepinud talvise hooaja jooksul. Läks pooli tuledega olema ja siis vaidma ka selles kõige suurema korra äkki Andres Allik, kes pääses nüüd sisekurvis kahest taga minema või suudab seal stardis oma ees puskisid ja samm nüüd väliskurvist ikkagi nokkis Alliku ära. Andres Allik siis ka veidi väiksemate kogemustega läks sisekurvi sõitma, mis idee järgi peaks ju kõige kiirem olema, aga andnud juhul kuskile aukuda selle autoga lendas ja kohe 2-3-4 kohta kaotas, sellepärast et kolmandaks on tõusnud Sigmar Tammemägi. Sigmar Tammemägi keerab auto külili, sellist pilti Põbrõpte vist ei ole näinud. Mina isiklikult ei mäleta, et Sigmar Tammemägi vist ühe korral külili olnud, aga täna oleks peaaegu katuse peal olnud, et see on nüüd hakkab tegema nüüd seal õnnis. Sõidab selle hooaja igavene 4, aga meistrivõistluste kokkuvõttes arvestades kolmandal kohal on mees Viljar Kask, Lääneviru mees, see, keda siis Puhkuks kutsutakse, te teate küll. Ja tema kannuse sinises autos number 66 on Ilmar Kirsnik, kellel ka nii-öelda suured võimalused meistrivõistlustel pronksmedalile jõuda ja vahepeal on siin ennast mina pistnud veel number 7 Jelko Sibul. Nii, ega Viljar Kask üritab ka seal lahinguda, Andres Allikule pani ta päris kõrvale ennast sinna asetas korraks ja kes seal tagapool veel tulevad, siis täielik uustulnud sellest sarjast. Sellel hooajal esimest võistlust teeb, mis sellel on kutseelu esimest võistlust teeb, eks ta siin raja peal kaarutanud on, seda ma tean ja oli väike lootus, et nüüd nii, mis seal nüüd toimub? Seal toimub see, et Andres Allik hoiab pikka rüli ja tema kaalus siis Viljar Kask, millega tuli Viljar Kask võttis nüüd
tundus siin iseennast kui puudutud natukene Verko sõgul, tahtis ka ennast tühja koha pealt püüli keerata, eks ta vaatas, et aga tuleks nüüd natukene liidrite juurde ka tagasi. Vaidlus on, siis on ülivõi kaitseväkke ja noorsõdurid lihtsalt Janovi kaptenimist kuidagi välja ei lastud. Tänaseks on jällegi aga tundi vahetuudi sakuga on suureks käinud. Et kui nüüd etappide arv peaks olema natukene suurem, et järgmine ei ole viimane, et siis ta täiesti mõtleb ka võimalusele, et käitub nii-öelda spordimehelikult ja aumehelikult ja jätab siin ise ühe etapi vahele, et Mikk saaks korjata head punktid. Aga kuna nüüd Sinsas läks ka sammul natukene asi nässu, siin Aalikuid ta katkestama, kui ta head punktid sai ja teistel katkestas. Ja täitsa võimalik, et täna sõidetakse eelviimane etapp ning viimasel etapil antakse juba koefitsendile 1,5. Veel üks sinine pagi, mis ta number ongi Marek Leegiste ja number 72 Igor. Nüüd ei ole enam ühtegi segast lätlast seal vahepeal segamas. Üks lätlast, et see on teadustus joostus jällegi sõidab kahjus vahe ääres. Mäesaramait on seal pääsenud Arnis Ramatsist mööda ja mõlemad koos Ostise vennad on jälle ennast kuskil ära parkinud. Kas teine neist juhukorda saanud ja seal valmistab ütlus ära, aga see oli nii halb enne. Mootoril ei ole vahe on jällegi suureks läinud kahjuks, aga vähemalt tagasisõitmise rõõm on sealt. Tundus
alati ohtlik ja kiire mees on ka siis praegu kõrges mängus olemas. Nüüd läheb küll väliskurvi, kas sealt Ott võtab sisekurvist ära oma koha ja Bruno Leimanis otsustab katkestada minu arust täpselt sama koha peal, kus eelmised ei võtavad katkestada edasi. Neljandal kohal teine lätlane Rais Lohkonis, siis number 3 Marko Tiinos, siis number 99 Bruno Morov, number 8 Birger Rasmussen, 101 Bruno Leimanis siis korra suretas oma peakohtunik palus suure katsimeestele, kas 53 öökat, olge jaob.
Thank you.